lapsena, kui ma alustasin, et ma ühel päeval raamatupoes ja räägin plaanist. Meie tänane õhtu on planeeritud väga lihtsalt. Suhtleda, räägime, küsige küsimusi, katsume kõik ära oodata. Me mängime teile 4 lugu 6 plaani peal akustiliste teenida. Öeldakse niimoodi, et hea rocklugu on siis, kui seda saab akustilise kitarriga lõkke äärest esitada. Me proovime seda teile tõestada. Just. Ja ma kutsun lavale oma kallid sõbrad, bändikaaslased. Esimesena palun Roland Puusmann. Aasta väljalase Elmar Liitmaa. Ja Taavi on meiega olnud täpselt aasta. Taavi Peterson. Mängime kohe ühe loo ära ja siis räägime.
plaat on esimene osa triloogiast. 3 plaati järjest ja see on kõige tähtsam vastus küsimusele, no miks teil nii kaua aega läks? Kõik küsivad, pagan, kaua te võisite seda teha? Me tegime 3 plaati korraga. Ja siis öeldakse, oi, aga te olite kadunud ja kas te nüüd tulite jälle kokku? Meie tegelikult pole kunagi lahus olnud, me lihtsalt oleme teinud. Ja kui nüüd meenutada seda plaadi tegemise aega, siis selle sisse mahtus koosseisuvahetus. Meile tuli Elmar kitarri mängima. Küll me proovisime lauljaid niipidi, naapidi, igasuguseid rahvakoolistikke. Meil oli peaaegu juba valmis, kui tuli jälle otsast peale alustada. Ja seda õnne, kui ühel päeval astus uksest sisse Taavi. Saaksid sa selle mikrofoni palun võtta? Lükka sisse ka. Taavi on rääkinud, et kui ta tuli uksest sisse ja nägi meie seina peal Eesti kujulist kitarri, siis juhtus mis? Nii, jah, et ma olin mingi kuu aega enne umbes visandanud mingi siukse Eesti kujulise kitarri. Ma ei olnud kellelgi näinud siukest Eesti kujulit kitarri, mõtlesin, see on väga äge mõte ja siis vaatasin, et ohoo, Erik Sakov on must ette jõudnud. Et pillad seal ja eks ma olin juba enne müüdud, aga see Pillar ütles, et see on kindel bänd. Eesti kujuline kitarr oli lapsepõlves tohutu unistus, mida ei suutnud sellepärast ellu viia, et ei saanud aru, kuhu paigutada Saaremaa ja Hiiumaa. Ja küll me paigutasime niipidi naapidi ja lõpuks me kuulutasime Väinamere puiduks ja nii ta on. Aga te näete, Eesti kujulise kitarri tegemine tasus ära. Õnnetus Taavi ära võlub. Henno, meie Henno, muusik Henno, kes tohutult näeb vaeva oma partiidega, kõigega, tuleb, mängib, mõtleb enda jaoks mingi metsikult keerulise käigu välja, siis harjutab seda jupp aega, et see korralikult saaks ära mängida. Ütle Henno, päris ausalt, mitu korda sa selle aja jooksul olid päris lähedal loobumisele? Jah, tegelikult nagu täitsa loobumisele ma ei olnud lähedal, aga jõuetuse tunne oli küll vahepeal, et sa nagu teed ja teed, aga seda väljundit ei tule nagu kuidagi. Aga muidugi ühe asja ma nüüd tahaks ikka ära öelda, et ei, see ei olnud niimoodi, et ma nägin rasket tööd. Vastupidi, ma tulin niimoodi ja hopa! Ja kõik oli kull. Nüüd ma nägin vaeva, ma 2 kuud mängisin üldse partiid. Ei olnud, Erik andis mul aega tund aega. Ei no okei, vahepeal oli 3 tundi, et teeme loo valmis. Aga selle koha pealt ma muidugi olen loomulikult nõus, et me tegime hästi palju nii-öelda neid versioone. Ja siis läks nagu selleks valimiseks, et milline on nagu see õige, mis see sobib. Et seda oli küll palju. No selge, siin mul ei õnnestunud sisse rääkida ka Elmar. Sinust on täpselt teada, et mida su abikaasa ütles, kui sa 7. aastat juba ühte sama lugu mängisid? Et seda ütleski. 7 aastat ette seda lugu ikka ei ole mänginud. Ei, meil tegelikult, kui ma tulin Vantosse, siis niisuguse hea koostöövormi leidmine Eerikuga võttis omajagu aega. Et kui ma olin harjunud nii, et mul antakse lugu, ma mängin siis oma partiid ära, annan loo üle ja nii jääbki. Ei, Eerikuga see asi ei toiminud. Et proovisime nii ja naapidi, pakkusin veel välja, ei, siis tuli ikka kohale minna. Et lõpuks on siis kujunenud nii, et ikkagi Eeriku juures tuleb salvestada ja Eerik ise valib nende 150 tracki hulgast siis välja, mis siis täpselt läheb. Aga lõpp hea kõik hea. See oli ka üks põhjus, miks nii palju aega läks. Noh, kuulama meeletu hulga tracki. Kes on kõva arvutaja, kui iga mees mängib ühte sama lugu 150 korda, siis mina pean kõik selle läbi kuulama. Ja nii edasi, siis lähebki 10 aastat. Aga nüüd rolli salvestamine oli väga eriline. Ei ole võimalik niimoodi, et sa paned trummikomplekti üles ja siis teed ühe loo. Me tegime
läks sekki. Kirjelda natukene, kuidas me otsime need trumme üles. Esimene asi, mis mul nagu pähe torgatab kohe on see, et mingid lood olid umbes täpselt sellises valmidusastes, et oli ainult klikk, mis tuli sellest arvutist. Erik ütles, et võt siin peaks tulema nagu selline lugu, et võt siin kasvab nagu ja siis on siin ja võt siin võiks olla nagu selline trummifiguur. Ja teeb niimoodi ja siis me mängisimegi see 100 erinevat teiki kõikidest asjadest kokku. Ja lõpuks istusime maha ja kuulan ja mitte ükski nagu ei sobi. Ja ma ei saa aru ka, et paistab mängimata gitarra mängimata, et ma ei tea, kas see nagu töötab või mitte. Siis lõpuks oli see, et ma ütlesin Erikule, et kuule, anna kogu see materjal, mis sul on. Anna mulle selle oma väikse läpakaga kaasa, siis ma kodus istusin ja kuulasin neid trummipartiisid ja viskasin mingeid osasid välja, valisin, et äkki see on parem. Et aga siis jah, et tegelikult see õige pilt tekkis alles siis, kui teised pidid tõesti. Ja vot, kui Ilmar ütleb, et mina olen hirmus pedant, siis palun, siin on teile palju hullem. Minu jaoks suurepärane partii, ei gruuvi ja otsib järgmist. Ja see vaidlesime teinekord mingi löögile päris pikalt. Kas gruuvi pole? See jookseb natuke ette. Ei, minu mõnest ei jookse. Proovime, tõstame millisega. Ei jookse jah, minu mõnest jääb üks taha. Muudeks üks asi oli veel lahe, et kuna need asjad olid alguses üsna demod, mis rollile anti, aga Erik oli ju sisse mänginud mingisugused, tähendab lasknud arvutil mängida mingisugused, mingid trummi asjad ja see trumm ise pani niimoodi, nagu ta tahtis vahepeal. Aga kuna rolli nagu esteetika on selline, et ta on õppinud hästi palju, kui ta on mänginud bändides, kus ta peab võtma teiste partiisid maha, siis roll oli võtnud, saab need trummi mingi täpselt maha. Demo asju, mis tegelikult ei pidanud niimoodi otseselt olema, aga roll oli maha võtnud, siis nad sinna jäi. Võtame veel seda rolli kallal. Ja kujutage nüüd ette, kui kogu see materjal on valmis ja lendab üle interneti Ameerikasse või miksijaid Ameerikas. Siis ütleb roll, aga see esimese vastrumi löögiga ma ikka rahul ei ole. Ja siis tuleb ka rahustada, et vaata, nüüd me ei saa enam muuta. Aga jah, järgmine suur katsumus oli miksimine. Kui palju me neid mikseid läbi katsetasime taevas. Ja lõpuks leidsime Ameerikas, Texasest mehe, kes meil on nagu 6. bändi liige, Austin Tepstula. Ja me oleme väga-väga rahul temaga. Ilma temata see asi pole poolki nii. Aitäh! Niimoodi see platsumis. Nüüd, kui lubate, me mängime loo nimega Loha.
oled läinud minu taga, andnud mustavad veed. Õhk on selline päevavalgel, kõigib jõesi läbi. Selle pinnal vaatan varje ja sind vaatan eisad. See plaat läks müüki Rahvaraamatusse. Ja meie kokkulepe on selline, et Rahvaraamat on ainulevitaja. Mitte keegi teine neid plaate ei müü, bänd ise ka ei müü. Ja Rahvaraamat kannab kogu saadud raha otse vähiravifondile. Punkt 1, see on heategu nagunii. Punkt 2 on see, et meie plaat Déjà Vu, kui te seda kuulate, nende lugude luulet uurite, siis plaat on failitud August Sanga 1938. aastal kirjutatud luuletuse Inimsoo hämartund. 38. aastal kirjutas August Sang luuletuse, mis kõlab täpselt nagu see oleks täna kirjutatud. Maailm on pekkis, britid jooksevad karantiine vihma varjadega, Poola väljadel algas Mazurka ja Jehuud on massimiitingud. See oli natuke õudne tunne ja sellepärast on plaadi nimi Déjà Vu. Ja plaadil on ka väikerahvaste saatusest, on eestlasi, on karjalasi, ingerlasi ja nii edasi. Ja lõpeb Juhan Liivi luuletusega, mis isad ütlesid. Ühed isad ütlesid, et ennem olid paremad ajad, teised isad ütlesid, et täna on head ajad. Ja kolmas isa ütleb, et kõik ei tea, ärge muretse tuleviku pärast. See võtab nagu asja kokku. Ja kogu plaadi mõte on selles, et laske püha pealt, laske meil elada, laske olla. Ja täpselt sama on see, et te teete hea teo, annetate väikese summa vähiravifondile, siis keegi saab elada. Keegi saab elada. Ja see on super asi. Mina olen vähiravifondiga väga tihedalt seotud, et ma peaaegu 10 aastat ma olen nõukogu esimeheks. Ma olen täpselt samasugune vabatahtlik nagu need meie inimesed, kes siin rahakastiga käisid kuskil. Näete, siin nad on. Ja me kõik teeme seda tööd ja mul on väga-väga hea meel, et te seda toetate. Aitäh! Oivo tänav sul, kas kõige pikem olema?
kus on Toivo? Toivo, Janek, tule ütle sina. 2 asutajat oli fondil. Toivo Tänasoo ja Janek Mägi. Ole hea. paranduse teenerid tegelikult asutajaid oli 3. Ille Tänasoo, Toivo Tänasoo ja mina 3-esi 5. veebruari 2014 läksime ja asutasime Notaris Kingitud Elu fondi ja ma Hille käest küsisin, et kuidas läheb, mis siin ikka. Sent surmale võlgu. Ja 2 kuu pärast oligi ta läinud. Ja seda senti me nüüd oleme siis kogunud kõik koos ja Erik on olnud 10 aastat meie suur boss, aga suur sellepärast, et ta on lihtsalt suur. Mitte sellepärast, et ta tahab kuidagi väga palju esineda, seda ta ei taha fondis, aga laval tuleb tal erakordselt hästi välja ja ma ütleks, et fondi jaoks on see konkreetne plaat väga-väga oluline. Ka sellepärast, et ta jälle seob inimeste positiivseid emotsioone selle väga raske teemaga, millega me kõik kokku puutume. Lähedaste või siis ka iseenda elus. Nii et poisid, te olete väärt ühte suurt aplausi kõik, kaasa arvatud Eerik. Ei ole mõtet, mida inimestele kinkida ja neil võiks muusika natukenegi meeldida, siis te teate, on täpselt sama hea kui annetusvälinevaid fondi. Aitäh teile, olge tublid, rohkime! Mäletate, ma rääkisin teile Juhan Liivist, mis toimetab plaadi. Nüüd me esitame selle loo. Mis isad ütleme? Minu isa mulle ütles, et hukas on praegused ajad. Ütles, et enne nad olivad paremad. Mis sinu isa sulle ütles, et praegu on ilusad ajad. Ütles, et enne nad olivad ahemad. Mis tema isa talle ütles, et kõike, mis möödas, ei tea. Ütles, mis tulemas kartma ei pea.
Jumal annab, siis aasta pärast me kutsume teid jälle ja tutvustame tervet plaaditäit, mis on tehtud William Shakespeare'i sonettidega. Need on inimkonna tüübitekstid, uskumatud tekstid, millega me oleme siin kõvasti joonenud ja nad on ka veel valmimas. Edasi on meil plaanis see, et me plaanime kontserte anda järgmisel suvel. Ühel rokkbändil ehitada üles kogu see kontsert tehniliselt, mitte ainult mänguoskuse poolest, suur töö ja seda me hakkame talvel tegema, et olla kevadel kõrgormis. Meie kodulehel panto.ee rippuvad kontserdid, mis on juba plaanitud. Ma võin teile mainida, et meid on kutsutud Viru Folgile, Ostova festivalile ja Rockin Haapsalu on ka plaanis. Ja loetavasti tuleb neid juurde. Ilmselt korraga on ise sellist suur. Et need on meie plaanid ja juba mainisin siis peale järgmist aastat 2027. aastal on siis see 3. Ja võtku see ja teine, ma kardan see 3. ja ka 3. sellepärast, et tekib lugusid juurde. Meie Taavi tegi sellise loo, just tõi kohale, et mis mul ei lase magada, et me peame seda tegema hakkama, siis see läheb nüüd selle 3. plaadina. Ja niimoodi see bändi elu. Nüüd oleks see hea hetk, kui ootame teie käest küsimusi. Küsige kõva häälega, me vastame nii hästi vaskame. Mul on küsimus. Palun. See lugu Karjala. Ma vaatasin, selle on kirjutanud, ma mäletan, et nimi Mait, kes oli vist algkoosseisu kidramees. Karm. Just. Ja mul on see küsimus, et kas ta kirjutas selle loo sellel ajal, kui ta oli algkoosseisu kidramees või on ta nüüd hiljem selle loo panustanud? Praegu, okei. Mait on meil see mees, kellega koos 9. detsembril 1981 hakkas ju pihta, levitasime. Ja Mait on täna, ei ole kuhugi kadunud, Mait on meie heliosakond. Mait organiseerib meie suure kontserdi heli, tegeleb kõige sellega ja kirjutab lugusid ja toob lugusid. Mis puudutab Karjalat, siis Mait tõi selle idee, tal oli naturaaliga mängitud. Ja mina mõtlesin oma peas, et issand, see on Karjala. See on Karjala. Aga miks ei tea? Ta täpselt selline, nagu sealt Kaljupäält laulaks. Ja siis me võtsime ühendust Ansoori Barkalajaga, ütlesime, siin on sulle lugu, mingi demo oli juba tehtud. Ja pealkiri on ka olemas ja nüüd te sõnad. Mitte kunagi muidu ei tehtud, aga Panto pool küll. Palun, küsige. Sel aastal ei oodata. Meil ei ole praegu plaanis ja selline akustiline ülesastumine, unplugged on meie jaoks esmakordne. Nagu näete, see on ikkagi mul plaat. Kuigi ma mängin seda monod, nagu selline päästaks. Et jah, peab ootama järgmise aasta. Küsige julgelt. Ma tean, kui publiku hulgas on soomlasi, küsime. Ole hea. Kuidagi tegime nii ja meil mingil hetkel on isegi mõte, et oi, et teeme parem kõik terve selle suure paksu platsi kokku niimoodi anname välja. Ja siis me saime aru, et tegelikult seda kalliks ja ta on kuidagi nagu mõtletud. Aga miks 3 niimoodi reas niimoodi välja kukkunud? Kui lugust on nii palju, siis kui me hakkasime poistega grupeerima neid lugusid, siis selge see, et Shakespeare läheb omaette plaadida. Aga vaata neid teisi me saame seal lihutada, eks. Me saame seal lihutada ja neid novembri lõpupoole ootab ka väike jõuluüllatus, mis on pärit 3. plaadi pealt juba. Kõik need lood on tegelikult juba olemas. Lihtsalt anname nüüd välja siis, kui liiga. Jaa, eestikeelne Shakespeare'i plaat, Harald Rajametsa tõlge ja me paneme sinna juurde täpselt nagu siin CD-del on pandud on siis eesti keel ja tõlge inglise keelde ja seal me paneme siis tõlge eesti keelde, siis paneme originaali. Ma pean tunnistama, et kui ma originaalis loen Shakespeare'i, see 500 aasta vanune inglise keel on selline, et saab poolest. Aga paneme selle, täitsa põnev on seda uurida. Tere, lennukomandust, sain kohale. Palun küsige.
no siis me mängime teile seda sama Karjale. Palun. Kes seda teab? Kes seda teab, kuidas? Meil on ju niimoodi, et kui meil oli 30. juubelikontsert, siis sisuliselt mina lugesin pärast kokku, et lava peal oli 30 inimest. Me saime nad kõik sinna ritta peaaegu. Ja ma tean, kes oli haige ja ma tean, kes ei saanud. Nii et kui me kunagi teeme midagi suurt, siis kindla peale pandra kõik need inimesed, kes on läbi kõikide aega olnud, kindlasti ühes või teises vormis ühine. Minu viimastel andmetel on Pantoga olnud läbi aegade oma annet ja jõudu jaganud 35 inimest. Kas on veel või ja palun? Mul on ka küsimus. Kõigepealt muidugi väga äge plaat on. See on ju Spotify's mingi nädal aega vist olnud juba isegi. Et väga mõnus on olnud kuulata. Ma küsin, kas on plaanis ka näiteks järgmise suve kontserditel teha ka vanemaid lugusid? Jah, kindlasti. On isegi teada, et mida rahvas nõuab. Metsavahti nõuab, sõjalaulu nõuab, helmemändi nõuab. Ega me ei pääse, küll me teeme. Aga see, kuidas nüüd Taavi ei lahenda, see saab olema meie kõigi jaoks väga põnev. Ma nägin internetis väga kihvti kunsti ja vaatasin, et püha taevas, salvestasin need endale arvutisse ja vaatan, ei ole kunstniku nime mitte kuskil. Siis pöördusin oma kalli vana sõbra ja paralleellassi venna Vano Alsaru poole. Vano, sina oled kunstnike liidu esimees. No sina ometi peaksid teadma, kes teeb sellist kunsti. Ja Vano uuris, ütles, see on Marge Nelk. Aga on sul Marge numbrid? Otsis numbrid. Ja ma tegin Margele blind call'i. Tere, siin on Erik Pantokraatorist, et tahaks kohvitada ja tahaks rääkida. Ja me saime Margega kohta. Ja Marge oli nõus kaasa tulema. Marge sai meie lood kätte kõige esimesena demo vormis. Ta kuulas meie lugusid ja maalis neid oma asju. Ta kujundas iga loo eraldi ja lõpuks tegi plaadile kaane. Kui te uurite seda plaadi selgest, te näete, et see on see triloogia esimene osa, kui paned 3 plaati kokku, siis seljad moodustavad sellise terviku. Me oleme Margele üli tänulikud ja ka selle eest oleme tänulikud, kui palju ta pani ennast ja oma loomingut sinna sisse. Me ei ole Margele poole sõnaga öelnud, et tei nüüd nii või tei nüüd naa või see ei kõlba. Täpselt nagu Marge nägi seda muusikat, nii see sai. Ja ma arvan, et see tasus ära. Teeme palun Margele ka saadame Tartus sõna. Mul oli ka tänusõnad, et on mõeldud peale Karjale. Aga kuidas me nüüd teeme? Vaatame, kas on veel küsimus. Palun. Aitäh, väga ägedad Matias. Kas te oma tulevastel live-kontserditel plaanite kasutada taas naistaustalavida, mis on teile alati nagu teie selline visiitkaart olnud ka ja väga palju juurde andnud? No ta oli visiitkaart meil näiteks aastatel 90 kuni 93, kui meil oli selline 4 naisest, seal oli Kaja Soiava näiteks ja Liina Olmar oli meie koolitajas. Ja nüüd siis see periood, millest ilmselt räägite, see oli Triinu Taul ja Kaie Vihjem. Ma ei välista absoluutselt. Näiteks selle plaadi peal, näiteks Karjalas viimase osa Torupilli mängiski Kaie sisse. Tuli küll mängis. Et kes seda teab? Et küll me varem ja hiljem kusagil kokku saame. Täpselt samamoodi on oma Jaan Söödiga. Me oleme teinud küll koos kontserti, küll jälle niimoodi eraldi. See kujuneb ja seda ei pea nagu ülearu planeerima. Ta varem ja hiljem oligi sätib kuhugi. Palun, kas teil on veel küsimusi? Siis me mängime Karjala ja siis ma ütlen teile suured tänud peale. Aitäh!
eestlane